Sul on õigus külvata seda, mida sa tahad, kuid koristama ei hakka sa seda, mida sa tahad, vaid seda, mida sa külvasid. See mõte peegeldab sügavat elutarkust ja vastutuse võtmise põhimõtet. Kujutame ette, et elu on nagu põld, kuhu me külvame oma tegusid, mõtteid ja valikuid. Iga seeme, mille me maha paneme, kasvab ja kannab vilja. Olgu see seeme siis hea või halb. See tähendab, et meie tegevustel on alati tagajärjed. Ja neid tagajärgi ei saa me vältida. Kui me külvame headust, lahkust ja positiivseid tegusid, siis võime tõenäoliselt oodata ka positiivseid tulemusi. Näiteks, kui me aitame teisi inimesi, siis on suur tõenäosus, et ka meid aidatakse, kui me seda päriselt vajame. Samuti, kui me töötame kõvasti ja oleme pühendunud oma eesmärkidele, siis on tõenäoline, et saavutame edu ja tunnustuse. Teisalt, kui me külvame negatiivsust, viha või laiskust, siis peame ka nende tagajärgedega silmitsi seisma. Isegi siis, kui need meile ei meeldi või need ei olnud sellised, nagu me ootasime. Kui me kohtleme teisi inimesi halvasti, siis võib juhtuda, et ka meid koheldakse samamoodi. Kui me ei pinguta oma eesmärkide nimel, siis ei saavuta me tõenäoliselt ka soovitud tulemusi ja peame leppima vähesega. See mõte peegeldab ka vastutuse võtmise olulisust. Meil on vabadus teha oma valikuid ja otsuseid, kuid me ei saa valida nende tagajärgi. See tähendab, et me peame olema teadlikud oma tegude mõjust ja vastutama nende eest. Kui me teeme halbu valikuid, siis peame olema valmis ka nende tagajärgedega silmitsi seisma. Elu on täis ettearvamatuid sündmusi ja olukordi. Kui meie käitumine ja suhtumine mängivad suurt rolli selles, kuidas me nende olukordadega toime tuleme. Kui me külvame positiivset suhtumist ja optimismi, siis suudame paremini toime tulla ka raskustega. Kui me keskendume negatiivsele ja oleme pessimistlikud, siis võib iga raskus tunduda ületamatuna. Ka siis, kui need raskused on tegelikult imepisikesed. See mõte on ka inspiratsiooniks ja motivatsiooniks. See tuletab meile meelde, et meil on võime valida oma elu ja kujundada ning mõjutada seda. Meie käes on võim teha valikuid, mis viivad meid soovitud tulemusteni. Kui me tahame saavutada midagi suurt ja tähendusrikast, siis me peame olema valmis ka selle nimel kõvasti tööd tegema ja ohverdusi tooma. Kokkuvõttes tuletab see mõte meile meelde, et elu on nagu peegel, mis peegeldab tagasi seda, mida me sinna saadame. Kui me tahame näha positiivseid muutusi ja tulemusi, siis peame alustama iseendast ja iseenda tegudest. Meil on õigus külvata seda, mida me tahame, kuid koristama peame alati seda, mida me külvanud oleme. Seega, olgem teadlikud oma valikutest ja tegudest ning püüdkem külvata headust ja positiivsust, et saaksime isegi nautida elu häid vilju. Aitäh kuulamast ja järgmiste kohtumisteni!